siis ma ei tea, kui palju kuulaja ja nägeja või nagu vaataja on teadlik, et oma piire ma saan hakata kaupama läbi vajaduste ja vajaduste jaoks on mul vaja tunda tundeid. Et mul on väga-väga oluline aru saada, et milliseid tundeid ma tunnen, siis see on signaal mulle, kui hästi on minu vajadustega. Et kui minu sees on palju kurnatust, ärevust, pettumust, väsimust, nõutust, abitust, jõuetust, siis minu vajadused on rahuldamata. Ja järelikult ma võin väljendada seda kas siis vihane olles või ma võin väljendada seda ka nuttes. Ma võin väljendada seda ka, et ma tõmbun endasse ja teen teiste eest, aga ma järjest olen väsinum ja väsinum. Ja kui minu vajadused on rahuldatud, siis ma tunnen rõõmu, elevust, põnevust, uudishimu, ma olen valmis algatama uusi tegevusi. Sa ütled mulle, Lilian, lähme teeme midagi koos, ma ütlen, muidu ei teeme, sest see on tore. Ja minu pillid on hoitud sellepärast, et ma olen energia küllane. Ja ma arvan, et see on tegelikult indikaator, et paljud inimesed ei tea, kuidas nende vajadustega on. Ja siin ongi abiks meil vajaduste mõistmiseks on meil vaja tundeid tunda. Mida paremat tundjad me oma tunnetel oleme, seda selgemini me saame signaali, kas on hästi või vajab mingi piir mingis suhtes tugevdamist ja paremaid sõnastamise oskuseid.